Eesti Laul on täies hoos, seda on kõik kohad täis, nüüd on ka spordipood seda täis. Minu ees on Go Away Bird, kes just sai ketsi peale sodida. Noh, räägi, mis teid inspireeris? Minu jalg inspireeris meid, me tegime siia linnukesed, mu jala peal on samasugused linnukesed ja nüüd keegi teine saab ka oma jala peale siuksed linnukesed. Väga kihvt, minimalistlik, kuidas te sellele ideele siis tulite ikkagi? Lihtsalt nägitegi su jala pealt ja mõtlesite, et läheb? Jah, kopeerisime põhimõtteliselt siuke, mida vähem, seda parem. No, kuidas teile üldse tundus, et kahju oli ka ketsi täis sodida või ei? Ei, no kui ma olin noor tüdruk, siis ma väga palju olin seda praktiseerinud niimoodi, et valged ketsid on kohe... Sa praegu oled, ei ole enam noor. Ei, nüüd ma olen juba vana ja hakkan vaikselt siin tööd juba... Aga no ühesõnaga jah, et ketside sodimine on ikkagi siuke juba katsetatud asi. No kuidas te üldse selle ketsimoega olete kaasa läinud? Et see on nüüd uus selline trend, et kogu aeg peab igal pool ketse kandma, on siis pidulik üritus või mitte? Kas teile üldse läheb see peale bändina? Esiteks ma ei teadnud, et see on trend, sest et mul on kodus, ma arvan, et umbes 15 paari sarnaseid ketse, sest et ma olen neid kandnud hästi ammusest ajast saati, siis kui veel kõik inimesed rulatasid. Et see on väga hea, et on moes, ma saan neid edasi kanda. No rääkides nüüd sellest, et me ikkagi oleme spordipoes, mis on teie bändi kokkupuutled spordiga? Kas kuidagi teete mingit trenni ka või maandate oma pingeid või on see muusika ainus asi? No natuke trenni ikka teeme, Dirk meil teeb kõige rohkem meist, ma arvan, spordiga seotud ta on nagu see... Tõstab jõudu, jah? Tõstab igasugused rasked asju ja on selline sportlik üldse. Aga Hanna, ma ei tea, mis spordi teed? Sa teed, Anna? Mina käin mägedes, peale Eesti Laulu ma lähen ka ja enne Eesti Laulu ma käisin ka, see on minu sport. Käid matkamas? Ei, lumelauatamas. Mina siin jalgrattaga kogu aeg, nii et natukene ikka spordi teen. No nüüd on loetud päevad siis finaali alguseni. Kas te üldse olete jälginud ka, mida ennustustabelid räägivad? Kas üldse kuidagi mõjutab teid, huvitab teid see? Ma ausna, mul pole õrna aimugi, aga see vist on ühtlasi ka vastus, et meid vist ei huvita. Jaa, kuidagi ei tea ja ei ole jälginud. Kas enne finaali on siuke kerge närv ka sees või lähete kindla sammuga? Ei ole täitsa kindla sammuga, meil on eesmärk täidetud, nii et meil lihtsalt saab tore olla seal. Lähme lõbutsema. No teil on super hea lugu ka, nii et hoiame pöialt ja kohtume siis juba proovides. Teeme nii. Nägemist.